tahaks öelda head pidulised. No ikkagi reede ja poolest lõunast juba hommikust saadik sinna. Tegelikult ongi pidupäev, me otsustame olulisi ja vajalikke asju. Või siis vähemalt räägime nendest jälle ja jälle ja jälle, et saada pilti rohkem selgeks ja selgeks ja selgeks. Nii, daamid ja härrad, head siin viibijad, kella 10 oleme alustanud ja Reaktori reede sügiskool võtab viimase tunni need ette ja selline paneel. Saame siis muidugi siin kandi inimesed, vist ka siin, peaasjalikult siin kandi inimestele ei peagi teineteisega tutvustamise ringi tegema, aga kuna meil on ka videovaatajaid hiljem, siis saame alustada Kaidast ja tuleme siia poole 3 sõnaga, mis positsiooni täna sina esindad ja missuguseid mõtteid sina siin selles paneelis jagad? Tere, ja mina olen Kaido Veski, ma tulen Viru-Nigula vallast, täpsemalt Kundast. Täna siin eelkõige Kunda Ühisgümnaasiumi õpetajana. Ma olen küll ka kohaliku omavalitsuse juures olnud juba 12 aastat ja kandideerisin ka viimastel valimistel, kuid kuna tulemusi hetkel veel kinnitatud ei ole, siis ma olen potentsiaalne volikogu liige. Suurpärane, Laila! Tere, et mina olen Laila Talunik. No minu jutt väga ei erine eeskõnelejast. Et ka avalikus sektoris olnud päris mitu aastat, kuna hääletustulemusi ei ole kinnitatud, siis potentsiaalne volikogu liige Rakvere linnas. Aga minu teine ametikoht on Rakvere Eragümnaasiumi õppekorraldusjuht ja võib-olla, kui ma siin eelnevalt kuulasin eeskõnelejad ja oma peas nagu mõtisklesin, millist rolli ma siis täna võib-olla võtan või mis on mulle võib-olla oluline, on ikkagi, mulle tundub, et see haridusvaldkond, läbi mille ma täna siis prooviks mõtestada ja vastata ja nii-öelda kas debateerida või küsimusi esitada, et võib-olla see on see, mis mul on praegu nagu selles kontekstis võib-olla isegi et olulisem. Ja kuidas Erki Savisaar ütleb ka, et kinnitamata andmetel oled veel ühel ja teisel toolil. Ja tere ka minu poolt. Hetkel tõesti Vinni vallavanem. Vaatame, mis sellest saab, kui need tulemused lõpuks ära kinnitatakse. Enne seda olnud ka 8 aastat Riigikogus, olnud ka Vabariigi valitsuses keskkonnaminister ja enne kui see avalik sektor tõmbas, siis olin IT-spetsialist, nii et alustasin IT pealt. No võt, ja ega IT-st ei saa me tegelikult ka tänasest teemast üle ega ümber, sest et see tehnoloogia meie ümber on meile abiks, mõnikord seob käsi, mõnikord annab päris pika tuleviku vaate. Aga meie tänase praeguse sügiskooli vestlusringi mõte on siin tõesti siis meie tänasest päeva erinevaid teemasid siis kuidagimoodi kokku võtta. Ja me oleme pealkirjastanud vestlusring, tuumaenergiajaama ehituse ja tegevusega kaasnev sotsiaalmajanduslik aspekt. Ehk siis, et kas siis sellele piirkonnale võetakse midagi ära või antakse midagi juurde, kuidas me nagu oma kommunikatsioonikanaleid kasutame, mis sõnumeid me edastame, kuidas me saame siis, kogu aeg käib see nimbi kaasas, eks ole, et tehke küll, aga tehke mujale ja kas veel, kus need plussid on ja kus need miinused on, et siis on alati need küsimusi nii palju õhus, aga mul on mõned küsimused ja mõttepunktid, mida tõenäoliselt teie kolmekesi siin, aga ka kaasa kuulajad saavad võib-olla hiljem mõne repliigi soovi korral juurde anda. Saame nagu ära katta, mis siis selle kandi rahval peaks südamel olema ja ma ei adresseeri küsimust, ma viskan mõtte õhku ja siis me saame üheskoos arutada. Ja juba aktuaalseks kaameraks jõuame koju. Nii et ei lähe 5 tundigi ja oleneb kellel kui kiire on. Aga tõesti esimene küsimus, mida õhku visata, kas ja kellele ja missugusel viisil on kasulik, et Eesti seda energiasektorit niimoodi arendab ja siis me täna ju ikkagi siin Virumaa kontekstis seda tuumaenergiajaama ehitust ju vaatleme, et kuidas moodi teie virumaalastena juba tegelikult aastaid selle mõttega ju sammu pidanud ja kaasas käinud ja nendes protsessides sees olnud, et kuidas teie igaüks omast positsioonist võib-olla mõne repliigina, et kas Virumaa tõuseb siis heas mõttes tuhast, põlevkivituhast või muust tuhast, et kas see annab meie nagu majandusele ja siis nagu sellele elukeskkonnale ka raketikiirenduse ka, kui me tegelikult saame palju juurde, mitte meilt ei võeta ära. Selline nagu arutelu mõttekoht.
panelistid on vait. Ma ei adresseeri küsimust ja saate pingpongitada. Järelikult esimene küsimus oli kohe tabav. Ei no alustuseks ma üldse ei arva, et Lääne-Virumaa kuidagi tuhas on, et Lääne-Virumaa on väga ilusti toimetanud kogu selle iseseisvusaja. Eesti energeetika kahtlemata vajab uusi lahendusi, see, et põlevkiviga ei saa minna aegade lõpuni, see oli ju teada kohe siis, kui meie esiisad 100 aastat tagasi sellega alustasid, et see on nagu teatud piiratud ajaks ainult. Ja uusi lahendusi tuleb otsida. Meie riigi suurim probleem on see, et seda visiooni ei ole suudetud sõnastada. Loodetavasti see kunagi sõnastatakse, aga seniks mul on hea meel, et ettevõtlikud inimesed ikkagi püüavad pakkuda lahendusi, et otsustajatel oleks alternatiive, mille vahel valida. Nüüd konkreetsele piirkonnale, kui ma vaatan omavalitsuse seisukohast, siis omavalitsuse eelarve eeskätt moodustub ju selles omavalitsuses elavate inimeste makstavatest maksudest. Ja iga töökoht, mis tuleb omavalitsusse juurde, on selles suhtes positiivse mõjuga. Ka siis, kui see on nagu selline ühe mehe firma, et saate ise hakkama või teie pere saab hakkama, on niisugune perefirma, rääkimata siis sellisest suurest ettevõttest, nagu siin oli, et see tuumajaam võiks pakkuda 200-300 töökohta, mis on väiksele vallale suur asi, et täna Vinni valla näitel meil seal ongi kuskil 400-500 töökohta ja kui sinna lisanduks nüüd see 200-300, see annab igal juhul valla arengule nagu suure sellise boost'i või lisaväärtuse. Muidugi, kui üks ettevõte on üle poole töökohtades, see tekitab teistsuguseid probleeme, aga ma pigem ütleksin, et need on sellised positiivsed probleemid, mida lahendada. Sest kui neid inimesi tuleb juurde, siis omavalitsuse ülesanne pakkuda keskkonda, siis me peame mõtlema, kus need inimesed võiksid elada kõik, kes siia tulevad. Sest sellest, et nad käivad kuskil kaugelt tööle, nii palju kasu ei ole, et ettevõte toimib ikka, aga valla jaoks on oluline, et need inimesed oleksid koha peal, et nende lapsed oleksid koha peal, siis on meil koolid täidetud, lasteaiad täidetud ja tekib sinna kõrvale ka seda muud elu, mis pakub täiendavaid töökohti. Ehk siis juuksurid, purksiputkad, restoranid, kohvikud, teatrid, et kui on rahvast rohkem, siis ka see ettevõtlusvorm areneb paremini. Ja mis suure energiatootmisega võiks kaasneda, mida ma ei tea, kas Viru-Nigula arutab või mitte, on seal samas läheduses tööstusalad. Et seda energiat on küll tore võrku müüa, aga lisaks elektrienergiale sealt tuleb ka soojusenergiat ja tegelikult mõistlikum oleks seda koha peal ka rohkem tarbida ja kui sinna tööstuspark tuleb juurde, see annab nagu veel rohkem sellist potentsiaali, mis võiks kõnetada ka noori, kes praegu ikkagi kipuvad siit Lääne-Virumaalt ära minema. Et õnnestub seda trendi äkki muuta. Nii et mina olen igatahes positiivses valguses selliseid arenguid. Laila, kas sina toetad ka seda noorte vaadet just? No absoluutselt, et võib-olla kui vastata kõigele esimesele küsimusele, siis et kellele seda vaja on, siis ma arvan, et kõigil Eesti inimestel on seda teemat vaja. Siis ma kindlasti toetan Erki mõtet selle koha pealt, et tekiks selline, ütleks, et erakondade ülene pikem vaade, mis aitaks selle teemaga nii-öelda nendest, kuidas ma ütlen, need banaanad ja nimbid ja sellest nagu edasi minna. Ja kolmandaks see, et potentsiaalselt asukohtadena on, ütleme, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, siis ma arvan, et meil on siit ainult võita, et me ju kogu aeg maadleme nende mõtetega, et noored lähevad siit ära, nii-öelda rahvaarv väheneb, et kui meil on nüüd võimalus, et meil on liikumas üks selline, kuidas ma ütlen, tulevikku vaatav, innovaatiline valdkond, mille ümber on nii palju asju ja kui ma mõtlen meie enda kooli gümnaasiumi õppesuundadele, siis kõik need õppesuunad on tegelikult rohkem või vähem selle valdkonnaga seotud. Ettevõtlus, siseturvalisus, IT ja ka kunst. Et kui me räägime kas või promomaterjalidest või ükskõik millest seal juures. Ja ütleme niimoodi, et ega ma ju selles kohas, et ma otseselt ei poolda, et noored ei tohiks mitte kunagi meie piirkonnast ära minna, aga sel ajal, kui nad on siin, peaks neil olema just nimelt, et see võimalus vaadata
väga erinevatesse asutustesse, oleks neid praktikavõimalusi, oleks neid nii-öelda selliseid tippe, kes saaksid meil koolis käia loengud, et kuidas nad on sinna jõudnud, sest tegelikult ka ju need teed on tänapäeval nii lahti, et noortel tekiks arusaam, et mitte, et ei õpita selles mõttes hinnete pärast, vaid sellepärast, et hoida oma valikuvõimalused vabad, et kuidas ma võin Lääne-Virumaalt, võib-olla väiksest koolist ma võin jõuda Rootsi ülikooli kuni kuhu iganes ja tulla sealt siis ringiga tagasi, et minu meelest nagu seda avarust ja valikuvõimalusi hoida ja seda me siin piirkonnas saame, ma arvan, et päris hästi teha, kui meile tulevad need ettevõtted ja targad inimesed meile ka siia koha peale, sest mida me näeme ka siin piirkonnas, et üsna piiratud on ka see väljas käimine või ütleme, kuidas ma ütlen, koolist kogu aeg selle kooli eelarvega toimetamine, et ei ole ju võimalik kogu aeg minna igale poole, teisele poole Eesti otsa sõita, et noh, et ma ikka näen siin väga palju nagu omakasuga mängus. Kaido, kuidas sinul tunne on, et see tulevik, mida siia planeeritakse, et ta ikkagi toetab seda elukeskkonda ja neid inimesi, kes siin on ja rikastab? Ja muidugi, soodne, taskukohane energia hind ja stabiilne energia hind on ju meie kõigi huvides ja kui ta tuleb Viru-Nigula valda või Vinni valda või Lääne- või Ida-Virumaale, laias laastus ju Eesti kontekstis ei olegi vahet. Aga arvestama peab ka sellega, et sinna, kuhu siis ühel hetkel me selle vabriku rajame, sellele piirkonnale see positiivne tähelepanu, mis siis langeb, peab olema ka vastav ja toetama nende inimeste toimetulekut. Et seesama NIMBY teema, et ükskõik, mis meie ümber juhtub, me alati ju eelkõige küsime, et kuidas see mind nüüd mõjutab. Homme hakkab lund sadama, ma esimese asjana mõtlen läbi, et kuidas see mind mõjutab, kas mul on rehve vaja või sajab hoopis väike Maarja, see mind ei mõjuta. Sama on ju ka selle suure vabrikuga, et kui me terve Eesti kontekstis olulist vabrikut rajada soovime, siis me peame kogu Eestiga toetama ka seda, et ühe pisikese piirkonna inimesed oma muredest üle saaksid ja oma küsimustele vastused saaksid. Siis on kõik asjad võimalikud ja ma pean kohe tunnistama, et müts maha Fermi ees, et kes need viimased aastad seda tööd, arendustööd eelkõige, aga ka teavitustööd on teinud ikkagi märkimisväärselt hästi. Et Viru-Nigula vallas ma tunnetan küll, et inimesed on täna juba selle mõtte üsna hästi omaks võtnud. Nii et kas siin tekib, kas on mingi konflikti koht või ei ole, et kui me räägime ühest võimalikust suurest arendusest, mis annab tõesti 200 töökohta ja loob muud nii-öelda väärtust ja rikkust nii kohalikule kandile kui ka Eestile üleüldse juurde, aga et kas see kohalik elanik on pigem nagu jah, siis selline sõbralik ja vastuvõtlik või ta küsib, et kuidas nende suurte arenduste kõrval ka tema ise nagu kogukonnana nagu alles ja terveks jääb, et ei lähegi tähelepanu nüüd ainult sellele tuumajaamale ja kõik muu nagu hääb. Et seda kartust ei ole. Laila, kuidas sa tunned? No mulle tundub, et Rakvere kontekstis on ikkagi seesama, mida just Kaido ütles, et võib-olla tunnetus on see, et aga ta on ju meist ikkagi nii palju, jääb ju kaugemale nagu väljapoole, et mulle tundub, et Rakvere elanikud ei tunneta seda kuidagi nagu ohuna või ei ole seda nad veel tajunud, et see on nagu nii reaalne, et päriselt võib ka juhtuma hakata, aga Rakveres ma nagu ei taju nagu selles mõttes seda vastasseisu. Et pigem, ütleme ka erinevatel kohtumistel käies, pigem ollakse huvitatud, pigem ollakse uudishimulikud ja pigem võib-olla proovitakse mõelda, et kuidas sellest võiks kasu olla. Aga et meil on võib-olla selles mõttes lihtsam, et ta ei ole seal Õie tänaval. Ma ei tea. Viru-Nigula valdki on piisavalt suur, et kui me räägime Viru-Nigula vallas 2 või 3 erinevast asukohast aegade jooksul, siis me näeme ka selgelt, kuidas väga erinevad seltskonnad aktiveeruvad erinevate asukohtade juures. Et kui see jaam on 3 kilomeetrit rohkem läänes, siis istub mingisugune seltskond vait ja on üsna rõõmus. Et taas on ju, inimene on mures siis, kui midagi juhtub päris külje all ja teisipidi rahulikum siis, kui ta tunneb, et see teda otseselt ei puuduta. Aga kas tuumajaam on nähtus, kus me saame öelda, et see meist kedagi ei puuduta, kui me Eestisse selle rajame, et see on pigem küsimus.
No alati on neid, kes on vastu, kes on nagu põhimõtteliselt vastu, sõltumata sellest, mis sa räägid. Aga noh, tuumajaama juures on nagu mitmeid selliseid positiivseid nüansse, mida ikkagi märgatakse. Esimene pool on seesama maakasutuse pool. Et kui me võtame needsamad tuulikud, mida siis Vinni valda on planeeritud mingi üle 100, 150, siis iga tuuliku all läheb 1 hektar maad kaduma, pluss siis kõik see taristu, mis sinna ümber peab tulema. Kogu see tuumajaama planeering kokku minu meelest oli kuskil 4 hektarit ja selle pealt saab siis toota 600 megavatti, ehk siis sama palju kui terve Vinni vald oleks täidetud tuulikutega. Et maakasutuse seisukohast see on nagu märksa väiksema efektiga ja see Vinni rahvale kindlasti meeldib, et saaks ainult enne valmis, kui tuulikute planeering on see soov neil, siis ei ole neid äkki enam vaja. Teine pool on see, et väga palju energiat läheb sellele, et tuumajaama on vaja tippspetsialiste, tuumafüüsikuid. Tegelikult see tuumafüüsikute arv on ju suhteliselt väike, kui me vaatame, kuidas päriselt ametite vahel need positsioonid jagunevad, need samad 200-300 töökohta. Enamus on täiesti sellised tavalised tööd, mille oskusteave on meil vallas olevas. Ja ka Rootsi kogemus näitab tegelikult seda, et mida lähemal inimesed elavad tuumajaamale, seda rohkem nad seda jaama toetavad, sest sealt saab tööd ja ei pea kodust kaugele minema. Ja lisaks tuumafüüsikutele on ju vaja ka neid, kes teid lahti lükkavad, kes muru niidavad ja kes teevad ka muid selliseid väga lihtsaid töid, mida me täna niikuinii teeme. Ja kui see tuumajaam nüüd tuleb sinna Kundasse või Lüganusele, siis Vinni valla poolt ma ikkagi loodan, et siin Mõdrikul mõeldakse tõsiselt, kuidas neid spetsialiste valmistada siin ette. Et need õppekohad ja see õppeala oleks siin Vinni vallas ja saaks ka Vinni vald suurema tüki sellest suurest tootmisest. Täna on siin tuba spetsialiste täis olnud, nii et ootame siis mitte ainult sügis- ja suvekooli, vaid ikka terveks semestriks põnevaid loenguid andma. Ma võib-olla siit ka veel tooksin võib-olla seda kooli rolli, just nimelt see kriitilise mõtlemine, et millest räägitakse nii-öelda ka tehisaru kontekstis, et ühest küljest on tehisaru hea, teisalt me peamegi kriitiliselt mõtlema ja hindama, mis seal on nii-öelda õiged, mis seal valed, aga siin on see samamoodi, et mis põhineb nii-öelda, mis on teaduspõhine, millised on müüdid, mida me saame nii-öelda murda ja just nimelt, et sellel õigel ja valel infol see vahet tegemine, et minu meelest sealt hakkab juba see kooli roll, ma ei räägi isegi gümnaasiumist, see hakkab juba ju nii-öelda algklassidest hakkab juba peale, et osatakse hinnata ja vahet teha infol, ja näha ka, et kui me räägime, et mis on ühe või teise asja taga, et kui me näeme, et kes seisab ühe või teise asja poolt, et näha, et millega need inimesed võib-olla on veel seotud või millised on need agendad, et minu jaoks võib-olla üks teravamaid või selliseid oli, kui oli siin see sigade katku nii-öelda ühe farmiga seotud intsident, kus siis nii-öelda minnakse justkui nagu sigade ees seisma, aga tegelikult me näeme, et järgmiseks vurab ette ikkagi nagu erakonnabuss. Et selles mõttes, et näha neid asju ka seal taga, et miks keegi midagi ütleb ja siis suuta sellel ja siis teadusel ikkagi nagu vahet teha. Okei, aga kui meil ühel pool on nagu vald ja vallarahvas ja teisel pool on riigi eesmärgid ja kui ikkagi natukene seda nimetame seda korraks konflikti situatsiooniks, kui see olukord tekib, kas vald peaks olema siin see teadlik info andja ja kandja, kes siis nagu toetab neid otsuseid ja oma rahvaga räägib nii-öelda selges keeles, et kuidas me saame nagu tagada seda, et see nagu otsustusprotsess ja et see info liikumine oleks nagu kohalikule inimesele arusaadav. Et tänased loengud jällegi andsid meile selle turvalise pildi ette, et meil on seda energia otsust vaja teha, see on turvaline, kuidas moodi üks või teine energia tootmine siis ka tarbib, eks ole, neid ressursse, et kuidas me kõik ühtemoodi ühte ja lihtsat keelt saame rääkima panna? No ega niisama lihtsalt ju ei saagi, aga selles mõttes on ju tuline õigus, et kohalik omavalitsus peabki olema see, kes aitab küsida need küsimused nii, et nad oleksid küsitud emotsioonitult, küsitud piisavalt kriitiliselt, et kui kohalik inimene ei tunne kõiki nüansse, ei tea isegi millal võib-olla kaasa rääkida, siis kohaliku omavalitsuse asi on seda julgustada ja sellest rääkida. Et
siin ka kohalike valimiste ajal kippusid kohalikud poliitikud tuumajaama rajamisest rääkima, justkui oleks see kohaliku tasandi otsus, aga selge rumalus, et pigem peaks välja ütlema julgelt, et kui me seda kaaluma hakkame, siis kohalik omavalitsus aitabki vahendada seda infot kohaliku inimese, rajaja ja riigi vahel, et temal on olemas, et meil ei ole kellelgi tuumavaldkonna eksperte, aga meil on olemas palgal jurist, meil on olemas inimesed, kes tunnevad kohaliku tasandi õigusakte ja selle baasilt oskame me väga argumenteeritult ja kriitiliselt küsida ja väidelda. Raila, kas õppejuhina kuidagimoodi viimasel 5-6 aastal, kui siinkandis see teema järjest aktuaalsem on olnud, et kui Fermi Energia 2019 on teinud kaardi lahti, pannud peale uuringuid näppu peale, et siia saagu valgus ja kas see on nüüd mõjutanud kuidagi ka seda, kuidas moodi me seda noort õppivat ja arenevat põlvkonda ka nendes teadmistes kuidagimoodi, kas või siin piirkonnas võib-olla rohkem räägime, võib-olla Otepää rahvas ei räägi sellest Fermi Energia tuumajaamast nii palju igapäevases kontekstis õppekeskkonnas kui siinkandi rahvas. Kas siin ongi mingisugust muutust sees? No selles mõttes meie jaoks ikkagi koolina, et me oleme leidnud väga hea koostöökoha, et meil on koolis gümnaasiumis üks riiklik valikaine, on loodusteadused, ühiskond ja tehnoloogia ja seal olemegi leidnud Fermi Energia koostöökoha, kus teatud arv tunde annavad nende spetsialistid. Aga loomulikult ega need tunnid ei keskendu nüüd ainult nii-öelda Fermi Energiale, aga me räägimegi nii-öelda laiemalt, ütleme, mis kaasneb, ma ei tea, radioloogiast, keskkonnamõjudest, kõigest sellest just nimelt, et võib-olla neid müüte murda, et see on olnud nagu üks reaalne kokkupuute koht meil ja see ongi see, läbi mille tõsta nagu seda teadlikkust ja just nimelt, et võib-olla ka sealt tulevad noored, kes oskavad, ütleme niimoodi, et loomulikult me ei ütle, et mingi otsus, et kõik peavad kiitma ilma mõtlemata takka ja ütlema, et see kõik on hästi, aga just nimelt, et tuleks noored, kes oskaksid, kellel oleks teatud teadmiste baas, mille pealt küsida neid küsimusi, et mis teebki muret, et see ei oleks nagu lihtsalt ka selline lahmimine. Aga see on nagu see kooli pool, aga teisalt võib-olla minu isiklik pool on see, et ühest küljest me näeme, et me saame rääkida, me saame kaasata ja me peamegi seda tegema, aga ühel hetkel on ikkagi ju riiklikult vaja kokku leppida, kuidas edasi minna, et me lõpuks ei saa ju jääda pidama võib-olla 2-3 majapidamise nagu lõplikule vastasseisule, sest ma arvan, et me oleme erinevates valdkondades kogenud, et sa võid väidelda, sa võid arutada inimestega palju sa tahad, aga see lihtsalt ei ole võimalik ükskõik mis argumendiga tema seisukohta muuta, et kui see on nagu üleriiklikult kokku lepitud, siis mingi hetk midagi ei ole teha, aga loomulikult enne seda kõik kaasamisvormid, kõik arutelud, loomulikult need peab kõik läbi tegema ja võimalikult maandada erinevaid küsimusi, nii et mina olen siin natuke võib-olla selline radikaalne. No jah, sellega on nii, et paljudele on see usu küsimus ja usku sa ei muuda mitte ühegi argumendiga, et hakka nüüd näiteks mõnele kristlasel rääkima, et Jumalat ei ole. Sa võid rääkida mis iganes argumentidega, ta seda mitte mingil juhul uskuma ei hakka ja eks sama on ka selle vastasusega, ükskõik kas tuumajaamale, mingile kaevamisele või tuulikutele. Aga üldkokkuvõttes Virumaal on energeetika alati olnud au sees. Selles suhtes see diskussioon on langenud viljakale pinnasele ja siin on olemas ka seda teadmist rohkem kui kusagil mujal Eestis. Ja kui võrrelda neid mõjusid näiteks põlevkivijaamadega, siis võrreldes sellega on ju tuumajaam igati ilus ja nunnu ja ainult liblikad lendavad. Nii et ma arvan, et Virumaal on siit võita väga palju. Aga kui Minni vallavanema juurde tulebki see kohalik pere või kogukonna liige ja küsib, et härra vallavanem, mis värk siis selle tuumajaamaga on, teeme või ei tee, et ma ei saa nüüd midagi aru, et kas on siis nii selge ja lihtne siis seda kogukonda selle lihtsas keeles kõige värskema ja parema infoga nagu kursis hoida. Et see info ikkagi on ju dialoog, et see ei ole ka teie välja mõelda, eks ole?
kas nüüd just lihtne? Vinni vallavanemana saan öelda, et Vinni valla ei tule, et see ei ole nagu selle riikliku eriplaneeringu osa, et kui, siis tuleb ta Kundasse või Lüganusele. Aga kas Vinni vallas suudaks seda kuidagi argumenteerida, kui see oleks planeering seal? Ma arvan küll, seesama näide, et me täna arutame tuulikute küsimust ja see maa-ala, mis sellega kaduma läheb, on kordades suurem kui see, mis läheks selle tuumajaamaga, mis ei paista kaugele välja, mets varjab ta ilusti ära ja kui sa ei tea, et ta seal on, siis sa ei panegi tähele. Eks ainuke probleem ongi, et kui seal peaks mingi suur õnnetus juhtuma, mida on küll keeruline ette kujutada, kuidas väikses jaamas saab suur õnnetus juhtuda üldse, et ta kindlasti on, kui juhtub, on kordades väiksem või suurusjärgura väiksem kui need, millest siin teatakse nimeliselt, mis on juhtunud suurtes jaamades. Et siis see mõju läheb laiemalt, et see on niisugune nähtamatu reostus, mis võib tekkida ja tabada kuidagi ootamatult. Aga kui me juhime seda hästi, siis ma usun, et selliseid halbu õnnetusi juhtu, sest neist õnnetustest on õpitud. Ma peast ei suuda öelda, palju neid reaktoreid läbi ajaloo on olnud, et ka selliseid väikseid modulaarseid reaktoreid on ju tehtud väga pikalt. Esimene minu teada läks teele 55. aastal, 1955. Sel aastal sai 70 aastat sellest, kus siis esimene tuumajõul töötav allveelaev valmis sai. Ja peale seda neid reaktoreid on ju tehtud palju, lihtsalt nad on suures osas olnud militaarkasutuses, on olnud mere peal, neid ei ole pandud maa peal tööle tsiviilkasutusse, sealt võib-olla siis see uudsus. Aga täna meil on neid reaktoreid ju, siin öeldi, et elektrit toodavad tsiviili üle 400 reaktori, aga ma arvan, et maailmas on neid kokku kusagil 1000, mis täna reaalselt töötavad ja õnnetus kogu selle 70 aasta jooksul on juhtunud 3. 3, millest me räägime ja mis on üldteada tuntud info, mille põhjal need eitajad saavad nagu näpuga näidata, et ajalootunnis ma olen käinud. Aga räägime siis sellest tulevikupublikust ka, et siin tudengid juba on täiskasvanud inimesed, teevad ise teadlikke valikuid, põhikooli ja gümnaasiumi õpilased suunavad ka enda pilku sellesse, et kelleks ma tahaksin saada, mis on need targad otsused ja valikud. Et see Virumaa oleks siin selleks kasvulavaks ka nendele spetsialistidele, et Erki juba mainis, et äkki saame siis Mõdrikule siia väikese üksuse teadmiste jagamiseks juurde panna. Ma vaatan, et seal Fermi spetsialistid juba noogutavad pead, et hakkab tulema, selge. Direktor Kati Kukk võtab teid vastu ja olgu olemas. Aga kuidas moodi ütleme, et kas teie siin kohalikul kaks kooli inimest, eks ole, on olemas, kas suudate siis sellisele tuumajaama oskusteavele vajalikku järelkasvu pakkuda? Kas see on see koht, mis võiks ka olla üks natukene võiduvõti? See hariduse kujundamine väga konkreetse nagu mudeliga, tänase mudel on see tuumajaama mudel. No ma usun, et võti on, nagu siin sai tegelikult lõunapausi aeg ka tänaste esinejatega pisut vesteldud, võti on ikkagi reaalvaldkonna huvitegevuses, et kui me räägime ka tuumajaama eeldatavast vajadusest, siis me räägime automaatikutest ja elektrikutest ja selle valdkonna inseneridest eelkõige, et kui me suudame hoolitseda seda, et Virumaalt on peale kasvamas juba põhikoolis tubli laia silmaringiga inseneeria huviline noor inimene, kes teeb teadliku valiku, on see riigigümnaasium, on see mõni kutsekool ja sealt edasi siis Tallinna Tehnikakõrgkool või kuhugi kõrgemale välisülikooli doktorantuuri välja, et see on see, millele me peaksime ja saamegi täna juba tegelikult panustada. Et me räägime siin huvitegevuse rahastamisest juba aastaid on ju ja selle kärpimisest, aga tegelikult see maapiirkondades muud ei tähendagi, kui et me ei saa
nendele eestvedavatele hingedele väärikalt tasu maksta, kes silmade põledes tuleksid ja neid noori ninapidi selle reaalvaldkonna huvitegevuse juurde tooksid, et täna ei ole enam keeruline või üleliia kallis soetada mõni droon või robootikakomplekt ja neid on ka palju olemas, aga entusiastlike inimeste leidmine on pigem keeruline. Et sinna saame me panustada juba täna ja peaksimegi tegema, sõltumata isegi sellest, kas meil tuumajaam tuleb siis Ida- või Lääne-Virumaale või kas üldse Eestisse. Nii, ma korra tulen veel selle eelmise Erki kommentaari juurde korra tagasi, mul jäi üks asi kripeldama, et kui Erki rääkis sellest suurest nii-öelda maailmapildist ja 1000 tuumaelektrijaamast ja kui palju on õnnetusi versus siis toimunud, et ma ise mõtlesin, et võib-olla selline ka võib-olla ütleme lihtsale inimesele lihtsamalt rääkida on võib-olla ka sellest, et kui arutada koos, et kust elekter tuleb, et kui palju me tarbime, kui palju see on nagu natukene see, et kuidas moos kommi sisse saab, et ta seal on ja me justkui võtame seda iseenesest mõistetavalt, aga tegelikult kui me räägime ka praegu, õhkssoojuspumbad, minu teada on praegu ka KredExil on üks taotlusvoor, kus on võimalik majale panna õhksoojuspump, aga tingimus on see, et korstna peab ära lammutama. Aga mille pealt see õhksoojuspump töötab, et kui me läheme kõikide asjadega, et elektrit on kogu aeg vaja, elektriautot, et see mõttes, et millega nagu inimene võib-olla oma igapäevases tegevuses nagu seostub, et võib-olla ka ja siis mõelda, et kust see tuleb. Et et see ei tule ju lõputult kuskilt maa seest või õhust ei lenda kohale, et see peab ju millegi arvelt kuskilt tulema, et võib-olla lihtsalt üks selline mõttekäik, aga see teine pool siis hariduse poole, siis meie oleme erakool ja meie võime teha 5. õppesuuna väga kiiresti. Et kus saab üldhariduse, nii-öelda matemaatika, eesti keel, inglise keel, kõik nii nagu peab ja 5. õppesuund, millega saame toetada nii-öelda kas spetsialistide edasiliikumist või juba nende kursustega planeerida selliseid teadmisi, mida noortele anda, millega nad juba saaksid nii-öelda edasi liikuda. Nii et erakoolil on see väga lihtne, nii et ma tooks ühe vaidlemise noodi ka, et mulle tundub, et see tuumaelektrijaam nüüd kummist ei ole, et me peaksime eraldi nagu õppeasutuse või eraldi suundadega seda tegema, et me jõuame muidu üsna ruttu sinna, kus on Eesti näitlejakoolitus, on ju, et kus me 2 koolis toodame iga aasta terve hunniku näitlejaid ja oleme pärast kurvad, kui meil ei jätku tegelikult teatrite ülevalpidamiseks raha. Vabakutselised tuumaspetsialistid. Maailm on valla. No kõigepealt vaadates seda ametite nõudluse graafikut, siis inseneri oskustega inimesi on meil vaja igal juhul rohkem kui need miks me siis praegu ei ole teinud juba? Kui need, riik vaikselt teeb, aga vähe teeb, eks. Ja see defitsiit on siin aastakümnete pikkune, et ma arvan, et igal juhul ka Vinni-Pajusti gümnaasium on valmis selleks, et reaalainetesse rohkem panustada. Nad ka täna panustavad, aga et seal oleks gümnaasiumiastmes mingisuguseid erialasid veel, mis suunduvad rohkem energeetika peale, seda kindlasti tasub mõelda. Ja need insenerid ei ole ju ainult need, kes tuumajaamas töötavad, et kuskilt see energia peab ju tulema, ühel või teisel moel. Ja neid energeetikuid on vaja igal juhul sõltumata sellest, millest seda energiat toodetakse. Ja insenere on vaja ka teistel aladel, mitte ainult energeetikas. Miks me Vinnis, Kundas ja eragümnaasiumis seda siis täna teinud ei ole veel? Vaat see on hea küsimus. Tuleks nüüd arutada. Äkki saab teha ja äkki siis on need just need gümnaasiumid, mis suudavad vastu seista nendele riigigümnaasiumitele. Ja arvan, et riigigümnaasiumil ei pea sugugi vastu seisma. Väga hea kool on, jah. See mõttes ma olen Kaidoga nõus, et riigigümnaasium ja selles mõttes on väga, väga õiges kohas, aga erinevad koolid peavadki oma eripärade poolest nii-öelda silma paistma. Aga erakooli kohta ma ütlen seda, et aga meie erinevad suunad ongi erinevatel nii-öelda ajajärkudel arenenud. Et tänane ettevõtlussuund ei ole teps mitte see, mis ta oli 10 aastat tagasi. Ja et selles mõttes, et need arutelud, kuidas, mida edasi minna, need on ju koolis kogu aeg igapäevaselt käivad, et kas need õppesuunad õigustavad ennast, kas oleks vaja midagi seal muuta, sisus muuta, koostöökohti muuta, nii et selles mõttes see areng on olnud kogu aeg nagu normaalne. Ja kui tekib siiapoole nagu see rohkem vajadus, et me näeme, et milliseid oskusi ja suundi ja just nimelt, et meil oleks ka need spetsialistid, sest teatud, ma ütleks, et õppesuundade tekke või nende ainete andmine sõltub ka nendest inimestest, et keda meil on ka õpilaste ette tuua.
et ka need inimesed peavad selles mõttes siiapoole tekkima, et see on ka suur osa, et kui meie võime õppesuuna teha, aga kui meil õpetajaid ei ole, siis on keeruline. Just, ja see oligi see vastus, kuhu ma tahtsin jõuda, et meil tegelikult Kundas, Vinnis ja ilmselt ka Rakvere Eragümnaasiumis inseneeria suunda on väga-väga keeruline teha, sellepärast neid inimesi on keeruline tuua kokku ja õpilaste arv kahaneb, on ju, et me peaksime pigem panustama suurematesse koolidesse, riigigümnaasium seal hulgas. Kuidas te tunnete, jah, see inseneeria teema on see, mille üle valutab ka tegelikult Tallinna Tehnikakõrgkool oma fookusega südant, et kuidas seda järelkasvu, kes lõpuks võiks jõuda Tallinna Tehnikakõrgkooli majja, et kuidas neid täna sütitada ja kinni püüda, eks neid infopäevi ja toredaid kohtumisi on, aga see ei saa olla ainukene tööriist. Eks selle peale mõtlevad erinevad kõrgkoolid ja ülikoolid, kes siis inseneeria valdkonna haridust pakuvad, aga jah, need sädeinimesed tihtipeale tulevad kogukonnast seest, eks ole, kes moel või teisel ühte või teist asja oma südameasjana nagu eest veavad. Aga kas muidu on tunne, et kogukonnad siin, kui me räägime ikkagi sellest tuumajaama ehitamise valmisolekust ka vaimses mõttes siin, et kas kogukond on selle info kätte saanud ja on selle vastu võtnud, ta on leplik, ta ei mässa, ta ei kakle. Et kas on konfliktikohti veel õhus või saab see iga nii-öelda sellise kohtumise ja kordamisega järjest rohkem nagu turvalisemaks ja selgemaks? Kuidas teie vaade siin kohalike inimestena on? Ma arvan, et saab selgemaks, et viimased kohtumised võib-olla Fermi inimesed parandavad, ma ei ole kõikidele jõudnud, aga ilmselt ka siit on näha, et on üsna vähe rahvast, kes käib nendel kohtumistel või kes väga tuline on nende teemade osas. Aga et igal juhul saab selgemaks, et minul oleks võib-olla ettepanek selline, et me täna peaks võib-olla panema fookuse sellesse, et selgitada kohalikule inimesele, kes mis tasandi otsuseid üldse teeb. Et võib-olla sellest on natuke puudu jäänud, et kas ikka tõesti kohalik poliitik otsustab seda, et tuumajaam tuleb siia, ta väga aktiivselt saab ja peabki kaasa rääkima selles asukoha valikus, aga et konkreetselt lahti kirjutada, kes, millal, mis tasandi otsused teeb ja seda ka kenasti nii-öelda selgelt ära illustreerida inimesed, see võiks. Selline teekaart, mis annab konkreetse ülevaate, kes mis otsuseid teeb ja millal ka kohalikku kogukonda kaasata. Ja no just, et tegelikult ju kõik see info on olemas, materjal on olemas, kui sa oled harjunud otsima, sa leiad selle ja see ei ole ka kuhugi peidetud või varjatud, aga samamoodi, et me ikkagi ju kogu aeg püüdleme hästi lihtsustatud materjalide poole, et see võiks olla üks suund, mis võiks aidata. No ma arvan, see on jah väga oluline, et inimesed saaksid aru et kus nemad asetsevad selles otsustusprotsessis, et no mõtlen, et selles mõttes ka näide oli praegustel Rakveres kohaliku omavalitsuse valimistel, et kui üks erakond võttis endale üheks teemaks või ta proovis võtta seda teemaks tuuleparkide rajamine, et siis mulle tundub, et Rakveres väga inimesed ei haakunud sellega. Et see ei ole ju Rakvere kontekstis nagu teema, aga ma ütlen, et Rakvere kontekstis on mul ka praegu natukene raske kaasa rääkida, et mulle tundub, et need on need Ida-Virumaa ja rohkem seal nii-öelda merepool need teemad, et Rakveres vist on selline praegu rahulikum ja tõesti, et kui me näeme, et kui vähe või kui palju inimesi täna siia tuli, et sellistel kohtumistel ka ütleme, kui on Rakvere linnavalitsuses on käinud, et kas siis inimesed on juba teadlikud, et nad leiavad, et ma juba tean, et mul ei ole mõtet seda infot uuesti minna võtma või siis nad veel kas ei ole süvenenud või see on see, et okei, on vaja teha, siis on vaja teha. Aga ma mõtlen, see on raske, see on selline ennustamise asi nüüd juba minul Rakvere pealt. Allkirju pole Vinni vallas kogutud tuumajaamade vastu, et ei ole vallavalitsusse saaba. Ka Tallinna haigla vastu? Ka selle vastu ei ole. Et selle koha pealt ka rahulik, aga selgitada igal juhul tuleb, sest ütleme, et see Eesti elu on läinud piisavalt bürokraatlikuks ja keeruliseks, et isegi süsteemis sees olevatel inimestel on aeg-ajalt raske aru saada, kas otsustab omavalitsus või riik või millal, mida ja kuna saab rääkida ja kui jõuliselt saab rääkida, et see on umbes nagu selle lume lükkamisega, et inimene vaatab, et üks tee on, lükake ära.
aga siis ütled, et ai, see on eratee, siia me ei tohi tulla, sest me ei tohi eramaad puutuda, see on riigitee, seal peab riik lükkama, me ei tohi minna, ei saa selle eest raha, eks. Okei, see on see vallatee, selle lükkasime ära, aga noh, mis sellest ühest jupist tasu on vaja jõuda punktist A punkti B, eks. Et seda selgitamist igal juhul tuleb teha ja võib-olla selle selgitamise käigus ka need protseduurid muutuvad kuidagi loogilisemaks, et oleks kõigil osalistel selgem, kuidas me mõistliku otsuseni jõuame. Kuidas te tunnete, et tegelikult me oleme täna mitmes ettekandes näinud seda ajaplaani, et päris võib-olla sündmuste kulminatsioonini, kuni keegi lõikab kuldsete kääridega lindi lahti ja siis keeratakse punast nuppu ja kõik läheb tööle. Selleni on veel natukene aega, aga et see usaldus on ikkagi siin olemas ja ütleme, et ühtepidi see informatiivne kohtumiste selline protsessiv töö on olnud asja ette ja täna võite ka teie kohalike elanikena nagu tänulikud olla, et selliseid sündmusi korraldatakse ja selline info nii-öelda liigub, et huvilistel on võimalik kokku tulla, huvilistel on võimalik arutada, huvilistel on võimalik infot saada, võib-olla isegi vastanduda, aga ka see on nagu selle protsessi üks osa. Noogutame. Küsimus oli? Ei no, igal juhul, et Fermi Energia on selles suhtes olnud hästi tubli, korraldanud väga palju selliseid sündmusi üle Eesti, mitte ainult siin Lääne-Virumaal ja lasknud nagu inimestel niimoodi jaokaupa seda auru välja lasta. Sest muidu, kui sellega tulla selles hetkes, kus planeerimise järgi see peab tulema, siis võib-olla on see surve seal pudelis läinud nii suureks, et läheb porgi ära ja ei tule sellest projektist üldse midagi välja. Et selle koha pealt on väga targalt käitutud ja see sobib eeskujuks kõigile arendajatele, muidugi kõigil võib-olla ei ole nii palju aega kui Fermi Energial, et see tuumajaama ehitamine võtab üle ootuste kaua aega. Ma mäletan, et kui see töörühm tehti ministeeriumis 2022. aastal, see oli siis 3 aastat tagasi, siis oli usk ja lootus, et aastaks 2030 saab see esimene reaktor valmis ja juba toodab elektrit. Nüüd me oleme jõudnud siit aastasse 35 märkamatult selle 3 aasta jooksul, nii et need asjad kipuvad venima. Võib-olla need asjad isegi ju ei veni, vaid loodus või elu teebki korrektuure. Et kus ongi mõistlik ja ongi näha, et aega on vaja võtta, et ma arvan, see õpetab kõigile osapooltele selles mõttes kannatust ja ütleme, olles ka avalikus sektoris, et ka avalikus sektoris üldse töö on õpetanud, et kuidas on nii-öelda eelnõud, menetlus, kõik protsessid, et kui võib-olla eraettevõttes oled nii, et täna otsustan, homme teen, et ei käi asjad päris nii ja selles mõttes on ju tõesti mõistlik, et kõigil, kellel on vaja, saavad selle info kätte, on aruteluringid, et see ei tule, ei lenda kuskil nagu nii-et taevast alla lihtsalt ühe ideena, et see on ju nii suur otsus ka riigi jaoks, et see on tõesti suur asi. Jaa, Fermi Energia kohta ma juba ütlesin, et müts maha ja see teavitustöö on olnud hea ja taaskord siin pausi aeg ma ka mainisin, et nüüd võiks tegelikult riik või siis vastutav ministeeriumi osakond või kes selle konkreetse eriplaneeringuga tegeleb, astuda siis järgmised sammud ja liituda nende arutelude ja teavitustegevusega, et ma olen mitut puhku kuulnud kohalikke küsimas, küll natuke ka kiuslikult mõnevõrra, et miks just Fermi on ju, et kas siis me oleme juba otsustanud, et kes see ettevõtja on, kes seda tehast tegema hakkab, et miks ei tule riik meile tutvustama oma vajadusi ja suuri plaane tuleviku energiasüsteemis. Ma arvan, et siin riik võiks täiesti reaalselt samme siis astuda. Jah, selline dialoogi koht, aga jällegi see selgitustöö ja see puhas pilt, et üks ettevõtja täna eraettevõtjana lihtsalt loob selle suure pildi ja need mängumaad ka, et me peame selle reaktori tüübi välja valima, et sinna kõik muu ümber ehitada, et üldse me saaksime hinnata, kuhu ta sobib, mis hinnalipik sinna külge läheb ja nii edasi, eks ole. Et kui me 8 erinevat valikut teeksime, et siis oleks kõikide ressursi raiskamine, aga et jah, see kommunikatsiooni ja sõnumi selgus on kindlasti ka see, mida ka meie tasandil täna siin, meie saame olla täna kõneisikud oma reede õhtuses vestluses mõne sõbra või tuttavaga, et kui küsitakse, mis päeval tegite,
saime jälle informatiivselt targemaks, kes siit kui palju endaga kaasa võtab. See on alati, see on nagu vastuvõtja nagu positsioon, aga tundub, et selliseid ka sügiskooli aruteluformaate on vaja, et endal ja kogukonnal see asi nagu pilt selgemaks saaks ja nagu suurema südamerahuga jällegi paar sammu edasi minna. Kas meil on saalis mõni repliik, küsimus, kommentaar, mõte, kaasamõtlemine või siin praegustele arutlejatele mõni kommentaar, küsimus? Ma julgustaks õpetaja Sveni võib-olla kommenteerima meie kooli koha pealt ja selle valikaine koha pealt ja koostöö kohta võib-olla. Ja, õpetaja Sven, palun. Kaido, Laila, Erki, võtame teie sellise tänase päeva võib-olla peegelduse, kes kui palju jõudis siin olla ja mis mõtteid see tänane päev teis tekitas, mida teie siit täna kaasa võtate? Et kui me võtame selle tänase sügiskooli erinevad loengud kokku, et mis oleks need repliigid, millega teie täna oma kogukonda edasi lähete või oma südant nii-öelda rahustate? Väga hea, paneb mõtlema. No, kõigepealt noored on saalis, see tähendab, et lootust on ja teemal on potentsiaali, et see on igal juhul positiivne pool. Ja teisest küljest vaadates taaskord jälle seda ajakava, millest ma rääkisin, et me oleme siis 3 aastaga liikunud eesmärgist 3 aastat kaugemale, ehk kui 2022 oli nagu perspektiiv 8 aastat, kus peaks valmis olema, siis täna 3 aastat hiljem on perspektiiv 10 aastat, kuni me saame valmis. Et ma loodan, et mingil hetkel see ajaskaala hakkab liikuma niipidi, et me jõuame eesmärgile ikkagi ajas ka lähemale selle aja jooksul, mis me oleme kulutanud nendele aruteludele. Ja ma saan aru, et suur roll on riigil. Ma väga loodan, et ta peab oma ajakavast kinni. Selle seadusega tahetakse tulla Riigikogusse veel selle koosseisu ajal, mis teistpidi tähendab, et see võib kiskuda nende samade Riigikogu valimiste, mille kampaania juba käib, üheks oluliseks teemaks siin järgmise aasta lõpus. Nii et ootame huviga, kas valitsus võtab selle riski, kas ta näeb selles potentsiaali või lükkab sujuvalt jälle mõne aastakese edasi. Aitäh, Erki. Võib-olla mina võtan siit kaasa selle, et tõdesin järjekordselt, et vaadates neid ettekandeid, et kui hästi on ikkagi kõik nagu läbi mõeldud, milliseid osapooli on kaasatud, selles mõttes ka nii-öelda kolleegidega üle maailma suheldakse, et vahel ma olen nagu kuulnud etteheiteid, et me ei saa ju hakkama, et meil ei ole ju seda know-how'd ja mis, et siin ei saada, ma ei tea, tselluloositehasegagi ei saadud hakkama ja mis asja, mis me nüüd siin mingist tuumajaamast räägime. Et selles mõttes, et need inimesed, kes sellega tegelevad, on selles mõttes nagu maailma inimesed ja minu meelest see on see, mis loob nagu selle turvatunde sinna ümber, et kõik see parim know-how tuuakse meile koju ja ma arvan, et paljudes valdkondades seda ei tehta, kuigi samamoodi peaks tegema. See on nagu üks mõte. Ja teine mõte on see, et ikkagi kuidas koolis täpselt selle sama kriitilise mõtlemise õpetamisega minna edasi, seesama ka võib-olla loovus ja see kaasatus ja selles mõttes ka selle huvi, ütleme selle loodusteaduste ja selle vastu nagu laiemalt, et need on ju tegelikult nii praktiline asi, mis puudutab meid kõiki, mitte keegi ei jää puutumata, aga kuidas viia see niimoodi, et see huvi oleks nagu veel suurem, et ma arvan, et meil on siin täna väga tore, et meil on see õpilaste esindus olemas, aga ma tahaks rohkem neid siia. Remargi korras saime küll tselluloosivabrikuga hakkama, Kundas on üks siuke täitsa olemas. Estonian Cell, jah, muidugi. Aga mulle see 100% loovuse mõte meeldis väga, et me sünnime 100% loovatena ja siis hakkab kõik kahanema. Et Jüri Mõis on rääkinud sellest, et me sünnime kõik miljonäridena.
aga siis need otsused, mida meie vanemad teevad ja mida me ise teevad, kahandavad kogu aeg sealt sellest miljonist jupikesi maha, nii et täiskasvanu eas oleme me lõpuks siis seal, kus me oleme. Et nende kahe mõtte kokkuvõttes ma tahaksin siis võib-olla või võtan kaasa või sõnastan siis ka teile ümber selle mõtte, et me kõik elame kusagil, mida me nimetame koduks ja me armastame väga seda keskkonda, kus me elame ja neid inimesi, kes me ümber on. Et katsume siis ka oma ideid ja oma vajadusi ja oma arendusi sättida niimoodi, et me keegi ei peaks liiga suurt lõivu selle armsa paiga eest maksma või selle kõige tuules ka nende armsate inimestega tülli minema, et ma arvan, et seesama tselluloosivabriku näide on ka hea näide sellest, et on võimalik suuri ja olulisi asju ehitada igal juhul ka Viru-Nigula valda. Suurepärane. Aitäh teile nende tänaste mõtete eest ja tänasel päeval osalemise eest. Läheme siit siis jälle targemini edasi, selleks sügis kool ongi. Teeme meie arutlejatele tänu aplaus.